Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Pankrot! Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja. Kergitan paati, reedest saati. Olen eksplodeerinud mitut joogivaati. Sõõruma, anna palun oma kreeditkaarti. Muidu orgunni ma pean oma atendaati. Sest mul on paha, laske mind maha tuumapohmel. Ja rahi pole, et lõpp tuleks. Klubis käest annan viimse sendi. Libedalt. Tengelpung on tühi, jälle nendin. Kibedalt, sest keegi ei maksa kunagi piisavalt. Oma äridega suurem jagu alati länanud. Ema aitab küllalt alt laenata pidevalt. Pole hea, seega teha, papi pole meil nii pea. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Jälgi kontoris käin tööl, et saaks kodus lauda katta. Ei nälgi päriselt veel puljongit on veidi panna patta. Aga suprade käest raha laenamata. Võin kinnisvara auto ostuplaanid maha maksta. Iga jumala ma palgapäeval jälle mõistatan. Kuhu kõik see rull läheb jälle ehmatan. Autost ma ei räägi, saaks vähemalt jalgratta. Mu tee hea olu nii on raske kui Kolgata. Kord narkaritet peksime välja suure saagi. Müüa üritasime maha selle laari. Nüüd keha suitsust imbund ära tõmbasime kraami. Nagu tulehauk kuivastus kui Jota praami. Võlga sisse nõudmas käib jõuline genaadi. Võlakateks ära võttis fotoaparaadi. Vastu lõugu 2 korda ka siis veel saadi. Nupagaadi ja papi ei saagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja kuulsime Genkat ja tema sõpru laulmas sellest, et pappi ei saagi ja selle teema juurde me kohe ka tuleme, aga see, et me üldse praegu saame siin Kuku Raadio stuudios mõnusalt rääkida, näitab eeskätt seda, et Eesti elektrivõrgu lahti ühendamine Venemaa elektrivõrgust on läinud edukalt ja kõik see, mida me oleme oodanud, mõned inimesed pikisilmi, mõned inimesed kahtlusega, aga palju on olnud ka neid, kes ütlevad, et äkki läheb pimedaks, meid hoiatati ka selle eest, et igaks juhuks tuleb taskulambid ja akupatareid täis laadida, aga kõik läks kenasti. Tänase päeva oleme siis Balti Energia saares ja pühapäeval ühendume juba Euroopa elektrivõrkudega. Kenasti läks ka Lätis, Leedus ja Poolas. Just, nii et selle asjaga on kõik korras, kõik tublid mehed, kes sellega on tegelenud, tervitame, kes seda tegid ja mina tervitaksin omalt poolt Hannes Konti, kes desünkroniseerimisega väga tihedalt seotud oli, see on kogu Eestile väga oluline asi. Aga läheme nüüd selle teema juurde, millest me selle papi saamise või mitte saamise loos, millele me selle lauluga vihjasime. Selle nädala kõige suurem uudis oli see, et digi- ja justiitsminister Liisa Pakosta laskis oma ministeeriumil välja saata terve hulga pressiteateid. Sisu oli üks, aga erinevates kanalites, mis rääkisid seda, et üle on antud ligi 4 miljonit sõna. Miljardit. 4 miljardit sõna eesti keele korpus sellisele ettevõttele nagu Meta ja kes ei tea, mis asi see Meta on, siis ütleme ausalt, et see on Facebooki emaettevõte. Meta nimetus võeti kasutusele pärast seda, kui Facebook sattus sellise üldise pahameele alla, sellepärast, et seal liikus igasugust kummalist sisu ja siis nad otsustasid, et teevad sellise kavala trikki, võtavad endale nimeks Meta, siis Facebookiga neid ei seota. Igal juhul vaatame seda, mis on siis
toimunud. Eesti teadlased on kogunud sellist niinimetatud keelekorpust, mis koosneb 59% ulatuses ajakirjanduses ilmunud tekstidest ehk perioodikast. Seal on ka väga palju muid kõikvõimalikke tekste ja seda saab kasutada siis keele uurimiseks ja keele õppimiseks ja ka masinõppes. Ja see moodustab sellise suure, ütleme, keelevaramu Eestis ja Eesti teaduse jaoks. Nüüd Meta ehk seesama Facebook on hargmaine hiigelettevõte, kelle eelmise aasta kasum oli $62 miljardit ja firma väärtus on praegusel hetkel umbes $1,5 triljonit. Ja nüüd Eesti digi- ja justiitsminister Liisa Pakosta, olles istunud siis 2 Meta esindajaga laua taga ja seal olevat olnud ka terve hulk siis juriste, on teinud sellise otsuse, et anda sellele pooleteise triljoni suuruse väärtusega firmale tasuta eesti keelevaramu selleks, et nad saaksid õpetada oma tehisajusid. Ja loomulikult tekitas see väga suure vastukaja. Jah, aga see ei ole eilne ega tänane uudis. Leidsin sellise pressiteate läinud aasta augustist, kus minister Pakosta kohtus USA suursaadiku George Kentiga ja ütles, et partnerlus Eestiga on heaks pilootprojektiks USA ettevõtetele keeletoe laiendamiseks teistele keeltele ja eesmärk oli siis, mida ta ütles augustis eelmisel aastal, et seatud kvaliteetsete eesti keele tekstiandmete kättesaadavus peaks olema kõigis tehnoloogia arendatavates ettevõtetes. Nii et see ei ole tal uus idee. Ja ma ütlen juurde, et Pakosta on olnud ju väga agar minister, agar kogu oma valdkonnas. Agar muidugi. Lisama sinna ei hakka, mis sellega kaasas käib, aga tänasel hetkel see rada, mida Pakosta sisse ajab, on ju üsna õõvastav. Täna juba hinnatakse, et sellistele suurtele platvormidele kaotavad Eesti meediaettevõtted, millised reklaamitulust elavad, 150-200 miljonit eurot iga-aastaselt. Kui nüüd täitsa tasuta, täitsa ühegi maksu kehtestamiseta, nii nagu näiteks Austraalia on teinud üsna korralikult ja maksustanud ettevõtted, kes kasutavad seal maist meediat, mingit tulu me sealt ei saa ja selline pugejalik kinkimine tähendab tegelikult seda, et kui suure võimsusega ettevõtted koolitavad välja oma tehisarvud perfektset eesti keelt rääkima nende andmete peal, mis Eestis on tegelikult ju autoriõigusega kaitstud, Pakosta pilistab selle kõige peale, siis mingil hetkel ollakse siin koha peal ju automaatsete uudiste tekitamistega juba aina paremas eesti keeles. Nüüd juhin ka tähelepanu sellele, et Tartu Ülikoolis on keelekorpus olemas, mis Creative Commonsi litsentsi alusel võiks olla just nagu kingitav või äraantav, aga ei. See litsents puudutab ainult akadeemilist ja teaduslikku kasutamist ja nüüd ongi see, et see konkurents tehisaru teemal on väga tugev ja meil ju endalgi on koostöös soomlastega suure arvutisüsteemiga Lumi ju omad tehisaruplaanid ja ma mõtlengi seda, et see filter võiks ju olla jõukohane meile endal tekitada ja meie enda omana pidada ja seda ikkagi raha eest välja anda ja kuna see teema on üleval olnud väga pikka aega ja minu arusaamist järgi on seal mingisugune kala selles mõttes, et mõistetamatult ei ole suudetud seda siiani lahendada, aga loodetavalt see uus superarvutiga andmetöötluse võimekus võiks olla kallutatud sinna poole, et nii soomlased kui eestlased, kui paljud teisedki riigid saavad oma eesti ja oma keeled, emakeeled perfektselt välja arendatud, siis selgroogu peab olema. Ehk et ei saa nii, et korjatakse kõik ära ja ma saan aru, et ega see äriplaan ongi selline, tulevad sellised libedakeelsed juristid ja muud tegelased ja kuulge, see on ju väga tore, kui te vaadake eesti keel ja meie platvorm ja nii edasi. Ütleme, see inimene peab ikka päris loll olema, kui ta ei saa aru, et mis sellega kaasas käib, sellega käib kaasas kohapealse meedia, kohapealsete uudiste lahjendamine. Ma ei usu, et see on eesmärk, aga see rumalus, mis sealt välja paistab, on ikkagi kõhedust tekitav ja hirmu tekitav. No ja, tuleme trepist mitu aastat allapoole, et tegelikult sellest suurest pildist natuke allapoole tulles,
kõik autoriõigusega kaitstud teosed on kaitstud. Aga kui me vaatame sotsiaalmeediat, siis inimesed levitavad ka tasulisi tekste või autoriõigusega kaitstud tekste seal samas copy-paste'iga, seal samas sotsiaalvõrgustikes. Ja mitte midagi ei järgne sellele ju. No nüüd on ka ju Meta lõpetanud faktikontrolli ehk et iseenesest on ju meie jutumärkides partner, kes on ära lummanud meie ministri, kes on üldse lihtsalt lummatav, saan ma aru, kõikvõimalikest blingidest ja sädelustest ja rahvusvahelisusest ja millest iganes, mis on kahjuks nii-öelda paljude meie ametnike nõrkuseks osutunud ja kõrgete riigiametnike ja juhtide. Ja kuidas nii lõdvalt võib toimida üle ettevõtete peade, kes sellist väärtust tekitavad, piltlikult öeldes väga tugevalt vilistades kõikvõimalike õiguste peale. Ja ta on meil ju digi ja mis minister veel? Justiits- ja digiminister. Ja justiitsminister. See on nii kohutav. See on tegelikult nii kohutav, et ma ütlen, et antud hetkel vaadates selle Pakosta käitumist, ma ei kujuta ette, mis imejuttu peaks Eesti 200 veel rääkima, kui ta sellist ministrit tagasi ei kutsuks ja ei mataks kuhugi erakonna kola alla kuhugi olema eemal kõikidest ettevõtlusasjadest ja õigusasjadest. Minister on välismaal, aga ütlen siia vahele, võikski jääda. Minister on välismaal, aga ütlen siia vahele, et tegelikult Ameerika Ühendriikides on väga huvitav kohtuprotsess, millele ei ole väga palju tähelepanu pööratud. New York Times muide käib OpenAIga kohut just nimelt sellepärast, et nende sisu on nende luba küsimata tasuta levitatud. Ja nüüd siin võib-olla tuleks mõnda aspekti selgitada täpsemalt, et mis pärast siis võib-olla kõik inimesed ei saa nii päris täpselt aru, et mis pärast see ajakirjandus nii hoogu läks selle peale, et et seal on mingi kogumik sõnu ja nüüd anti kellelegi kasutada ja mis selle taga siis ikkagi on. Aga need aspekte, mis seal on üsna palju. Et huvitaval kombel on siis püütud avalikkusele selgitada nende poolt, kes siis on seda tehingut on toetanud, et tegelikult sellest sõnakorpusest ei ole võimalik mitte midagi kätte saada, et seal on lihtsalt sõnad, et need ei ole tekstid ja sealt ei saagi üldse aru, mis asi, kus kohast pärit on. Ma soovitan inimestel teha lihtsalt selline katse. Minge EKI koduleheküljele, te leiate selle keelekorpuse, see on selline suur korpus, aga sinna pääseb nagu ühest aknast ja see sama aken ongi see, mille kohta siis Marek räägib, et seda võib kasutada ainult Eesti sees akadeemilisel eesmärgil, ehk seal tohib teha uurimusi eesti keele, võib-olla ka mingisugustel muudel otstarvetel, aga see on ka kõik, ei ole mingisugust globaalset ülemaailmset luba, et igaüks Meta või Google võib sinna tulla ja sealt alla laadida mida tahes, mis muidugi ei tähenda, nagu nad võib-olla ei olekski seda teinud, aga ma tahan nüüd juhtida tähelepanu, et mis seal sees on. Sellest on umbes 60% on perioodikat ja perioodikast, kui nüüd inimene tahab nüüd kindlaks teha, et kas seal on ainult sõnad või on seal rohkemat, siis tuleb sinna sisse näiteks tippida mingi sõna. Võtame näiteks sõna vägistaja. Tipime keelekorpuse aknasse sisse sõna vägistaja ja me saame väga suure hulga lauseid, mis on pärit erinevatest väljaannetest. Võtame näiteks see kood on aja, mis on ajaleht EPL 96 aasta ja siis on indeks ja siis tuleb lause. Ehk et see on lause, mis on pärit mingisugust ajalehest. Ja kuna see on ajalehest tulnud lause või võetud lause, siis sellel on omad õigused, seal on autoriõigused ja siis on lisaks sellele väljaandja õigused. Aga nüüd see on nüüd üks aspekt. Ehk et sellel sisul, mis selles keelekorpuses on, see on kaitstud mitmesuguste õigustega. Kõigepealt on autoriõigused, mis kuuluvad siis sellele kirjutajale, selle lause kirjutajale ja need kuuluvad siis ka osaliselt väljaandjale, kes on selle avaldanud, aga peale selle sisaldab see väga suurel hulgal isikuandmeid ja isikuandmed teatavasti on ka meil kaitstud. Ja kui keegi nüüd hakkab veel rääkima, et isikuandmeid selles keelekorpuses ei ole, siis ma loen lihtsalt näiteks ühe lause. See lause on selline, Pavel Šuškin väitis apellatsiooni kaebuses Tallinna ringkonna kohtule, et ta pole õdesid Niinat ja Annat vägistanud ega pannud nende ja venna Mihhaili suhtes toime sugukõlvatuid tegusid. Vägistaja seletas kaebuses, et lapsed valetanud, varastanud ning sorinud tema asjades, mistõttu pidi ta neid karistama ja nendega riidlema. Ehk teiste sõnadega, see on üks näide, seal on neid, nagu öeldud, 3,8
miljardit sõna, neid on seal miljonid ja miljonid, see sõnade kogum või see keelekorpus sisaldab massiivsel hulgal Eesti isikute isikuandmeid ja kui ma tõesti püüan endale ette kujutada, et justiits- ja digiminister Liisa Pakosta on istunud laua taha ja öelnud siis Facebooki esindajale, meil on siin üks selline kogu ligi 4 miljardit sõna, et vaadake, et kas te tahaksite seda võtta ja kasutada eesti keele paremaks treenimiseks teie keelemudelites ja annab nii-öelda mõlema käega ära nii autoriõiguste kui isikuandmete kaitsega kaetud massiivse andmekogu, siis ma tõesti ei saa aru, et mis meil nagu toimub. Ma olen kuulnud seda, et Justiitsministeeriumi poole peal saadakse üsna hästi aru, et see, mida Pakosta on teinud, see on selline nagu suur jama ja täiesti uskumatu jama ja nad püüavad kuidagi nuputada, kuidas sellest asjast välja tulla. Aga nagu ma olen kuulnud ka seda, et digiministeeriumi seisukohal, kus väidetavalt on selline optimistlik ahoi ja noh, poisid, teeme nüüd kõvasti, teeme seda digivärki kõvasti nüüd, et seal sellist arusaamist ei ole, aga kordan veel kord, see, mida siis on pakutud välismaa suurkontsernile, on kaetud mitmesuguste õigustega ja mitte mingisugust õigust ministril neid mitte kellelegi anda ei ole ega saagi olema, sest ühelgi inimesel ei saa olla õigust anda ära rohkemaid õigusi, kui tal endal on. Ma arvan, et võib-olla on Pakosta ehk liialt vaimustusse sattunud Ameerika president Donald Trumpi oma hoogsalt jagatavatest ukaasidest ja temalegi on hakanud tunduma, et selliste ukaaside abil on võimalik ühiskonda juhtida ja öelda, Priit, anna mulle need andmed ja me anname need sinna edasi. Et ma usun, et mingisugune samasugune, ütleme nagu nihestus võib olla tekkinud. Siin tuleb veel natukene selgitada seda, et selles Pakosta esinemestis on olnud üks selline kummaline sõnaühend nagu vana sisu. Ta on öelnud avalikult ka välja seda, et nii Eesti Rahvusringhääling peaks andma oma siis sisu kasutada, muuhulgas siis hargmaistele kontsernidele, muuhulgas ka Rahvusringhäälingu sisu on samuti kaetud autoriõiguste ja isikuandmete kaitsega ja peale selle on ta siis öelnud, Liisa Pakosta on öelnud, et ka erameedia peaks andma oma vana sisu kasutada. No mis saab? See mingisugune... Lugupeetud Liisa Pakosta, et pöördun pidulikult, kuigi oleme isiklikult tuttavad. See jutt on täielik jama. Mingisugust vana sisu ei ole olemas. Ma püüan selgitada siis lihtsate sõnadega, mis see on. Et kui praegu on suuri keelemudeleid maailmas umbes 10 tükki, siis tehnoloogia arenedes ja ka selle DeepSeeki kiire arengu valguses on need varsti 100 000, aga võib-olla ka miljoneid. Ja neid kõiki saab treenida ainult usaldusväärse ja faktikontrollitud sisu põhjal. Selline usaldusväärne ja faktikontrollitud sisu paikneb suurte usaldusväärsete meediamajade arhiivides. See ongi see, mida Liisa Pakosta nii sinisilmselt nimetab vanaks sisuks. See on see, millele toetudes on võimalik uusi suuri keelemudeleid treenida. Ja see on kaetud mitmesuguste õigustega, selle loomiseks on väljaanded kulutanud aastakümned, võib-olla mõned isegi aastasadu ressursse ja see ei ole midagi sellist, mis on vana sisu, mida võiks või peaks ära andma. Just, kuidas oleks Pakostale lihtne seda seletada, võib-olla läbi konjaki nähtuse, et ka see jook ju, mida kauem seisab, seda paremaks läheb, seda paremini laagerdub ja informatsiooniga on sama asi, et see informatsioongi olemata siis nii-öelda vana ja uus eristamatult on tegelikult see, mida pikemalt aegridu on keeles tekstidena, seda väärtuslikumad nad on. Mina olen kindel, et Justiits- ja digiministeeriumis oli päris palju inimesi, kes ka ministrile ütlesid, et oot, et siin on probleemseid asju, probleemseid kohti. Ma ei tea, kas kantsler Tõnis Saare ametist vabastamine on sellega kuidagi seotud või mitte. Kantsler Tõnis Saar on olnud riigimehelikult väga tagasihoidlik, kui tema koostöö ministriga ei klappinud või minister ütles õigemini, et tema koostöö kantsleriga ei klappinud.
ja seetõttu kantsler lahkub, siis nii see jäi, aga võib-olla me võime oletada, me ei saa mitte midagi no aga las kantsler siis räägib, et ega mis kasu on ühiskonnast, kus salatsetakse ja peetakse mingit kombetalitust, millel ei ole mingit sisu, et kui tõepoolest see nii on olnud, siis ju kantsler võiks suu lahti teha ja öelda jah, ma püüdsin Pakostale selgeks teha, et selline käsitlus informatsioonist on kohatu ja tema ütles mulle, et tõmba uttu, et meil on aeg jõuda lõpuks sinnamaani, et inimesed ütlevad, mismoodi asjad on, sellepärast, et usaldamatus ühiskonnas on muutunud niivõrd suureks, et kui keegi mitte midagi ei räägi, ka olemuslikke asju, siis ühiskond ongi umbusklik iga naabri ja kõikide riigi võimu esindajate suhtes. Nii Priit, kui sina teate väga hästi, et on olemas mingisugused poolte kokkulepped ja kui poolte kokkuleppe sätestab seda, et me ei räägi sellest, siis tuleb sõna pidada. No jah, küll lõpuks see välja tuleb. Nii, aga kui nüüd mõelda sellele, et mida siis õieti tahaks oodata justiitsministrit ja mitte ainult meie kolmekesi, kes me siin stuudios oleme, aga need, kes siis tõepoolest esindavad siis Eesti meediamaailma, ehk mõtleme selle all erameediaettevõtteid, meil on olemas meediaettevõtete liit, mis koondab kõiki Eestis ilmuvaid trükiväljaandeid ja ka veebiväljaandeid ja ka telejaamu ja meil on olemas Balti väljaandjate liit ja see Balti väljaandjate liit on selline huvitav üksus, mis ei ole nii-öelda pidevalt esiplaanil, aga see on üks selline ühendus, mille eesmärk on siis asi üritab siis suurtelt platvormidelt kätte saada õiglast raha, mis kuuluvad siis Balti meediaettevõtetele. Ehk see on selline ühendus, mis suhtleb Google'iga, mis suhtleb sellesama Metaga ja mis suhtleb teiste suurte platvormidega, kes siis on kasutanud või kasutavad seda võimalust, et kuna Balti riikides ei ole selget regulatsiooni, kuidas panna suured platvormid maksma makse selle reklaamiraha eest, mille nad siit turult ära viivad, siis just nimelt see Balti väljaandjate see ühing püüab sellega tegelema hakata ja kui me nüüd vaatame seda, kuidas siin juba kõlas see lause, et umbes 200 miljonit eurot viib tõenäoliselt ainult Facebook ära Eesti reklaamiturult aastas ja nagu siin enne ma ütlesin, et ja aasta kasum on 62 miljardit ja sellest moodustabki reklaamitulu 98%. Ja makse Balti riikidele sellest ja mitte mingeid makse, aga räägime ainult nagu Eestist, et Eestisse Facebook mitte mingisuguseid makse ei maksa. Nad viivad siit ära 200 miljonit ja mitte mingisuguseid makse ei maksa. Tänase päevani ei ole tehtud valitsuse ühegi ministeeriumi poolt mitte mingisuguseid minule teada olevaid tõsiseid ettevõtmisi selleks, et panna siin tegutsev hiigelfirma neid makse maksma. Aga selle asemel, nagu me näeme, pakutakse talle veel tasuta nii-öelda tasuta vara ja see meenutab kõik seda, kuidas Manhattanit vahetati, ma ei tea, paari opossumi naha või vabandust, rebase naha ja peotäie klaaspärlite vastu. Et see on selline kummaline business ja peale selle kaks sellist huvitavat teooriat, mis ringlevad, ma ei oska öelda, kui täpselt need on. Üks on see, et Meta on juba kõik ära kraapinud, mis on vähegi kraapida ja soovib nüüd tagantjärgi seda seadustada, kartes, et mingisugune jama lõpuks sellest ikka tuleb. Ja teine küsimus on siis see, et arvatakse, et Meta ehk Facebook üritab ühes väga väikeses kohas nagu Eesti saavutada selliseid positiivseid kokkuleppeid, kasutades oma nagu turujõudu ära. Ja kui ta on need saavutanud, siis on lihtsam minna teiste selliste väiksemate riikide juurde, et kuulge, aga need eestlastega oli meil väga okei, et nad andsid meile kõik need asjad ühesõnaga, nüüd me talitame, et kuulge, aga miks teie ei võiks ka teha. Ja see ongi see kõige suurem probleem, et selle asemel, et aidata siis Eesti ajakirjandust, mille eesmärk on Eesti kodanikke informeerida, aidata neil teha õigeid otsuseid keerulistes olukordades ja selleks on vaja majanduslikult edukalt tegutseda. Selle asemel riigivõim praegusel hetkel digi- ja justiitsministri isikus vastupidi tõmbab vaipa alt ära ja teeb eeliseid hoopis sellistele hiiglaslikele kontsernidele, millele Eesti mitte midagi ei tähenda. Ma arvan, et sama proovib Meta teha Bruneis ja Bahreinis ja väga paljudes teistes riikides. Meie ootame siis Pakosta lahkumisavaldust järgmisel nädalal ja mingit selgitust, et mis siis edaspidi saama hakkab. Jah, ma arvan, et see asi lihtsalt niisama ei jää. Ja siinkohal väike paus.